siidiusside ja kutsikaga. Siidiussid hakkasid värisema ja muretsesid. Tahaks küll sooja. Marta peitis nad põue ja soojemasse keskkonda. Lähme veel selle puu juurde, sest seal on veel mingisugused rohelised lehed, mis peaksid juba ammu kojamehe poolt riisutuna kompostihunnikus olema. Tere, peeglipika, mis sind minu hõlma alla toob? Tulime siidiussidega uurima, et miks küll sinul rohelised lehed veel küljes on. Seda seepärast, et see aasta tuuled ja linnud sosistasid, et talv tuleb eriti külm ja üritan rohkesti mineraale juurte kaudu talvevaruks koguda. Oi, kõik linnud on juba lõunamaale ära lennanud ja siidiussid ei saa kuidagi enam koju ja peavad talituma meie kodus. Aga kui nüüd väga külm talv tuleb, on küll kurb. Ma saaneks sind aidata. Pean vaid veidi ilmavanaga nõu pidama. Sina juba lippa kiiresti tuppa ja pane endale vähemalt 2 kampsunit selga ja villased sokid jalatsitesse. Marta lippaski riideid vahetama ja andis ka siidiussidele soojad lambavill. Puu aga kõneles ilmataadiga oma keeli. Järsku hakkasid suured tormihingused kuuma ja tuul vilistama. Ilmahelid võimenesid ja tuul tugevnes. Viimasest sai hetkiga rahe ja lumetorm, mis kattis puud ja põõsad ja maa. Suure tuulega kukkus Marta lausa istukile ja ei näinud läbi lumesaju mitte midagi. Juba paari minuti pärast sai kõik läbi. Marta istus kuni kaelani lumes, millest välja roomates ei leidnud enam oma siidiusse. Ma kaotasin oma sõbrad. Ära muretse, siidiussidega on kõik kombes. Rääkisin ilmataadiga vahepeal, kes omakorda rääkis härra Tuulega, kes võttis Arktikast hoogu, kes purtis läbi külma hinguse kaugelt, et lennata veel kaugemale, et siidiussid koju viia. Ta rabas nad enda embusesse ja praegu nad peaksid juba Armeenias olema. Kahjuks sulab see lumi küll peatselt ära, aga ilmataat sosistas, et jõuludeks kindlasti saab kõigil valge lumevaip koduakna all olema. Oi, siis on küll tore, aga ma ei tea, mis nüüd teha. Ma plaanisin oma aja nõnda, et terve päev siidiussidega mängida saaks. Mine tee piparkooke. Ma ei oska. Kui ma oma ladva silmi kasutan, siis ma näen ära, et naabritädi on kokakunsti usin harrastaja. Mine küsi tema käest. Marta läkski akna taha ja koputas. Naabritädi ilmus aknale. Tere, tädi Malle. Üks puu ütles, et sina oskad piparkoogi retsepti. Tere, Marta. Kes on puu? Ei tunne veel selle nimelist. Minu hoovipuu. Sosoh, ma ei teadnudki, et puud inimkeeli rääkida oskavad. Aga piparkoogitaigna retsepti tean küll. Teal sees käib tass siirupit, tass suhkrut, 5 tassi nisujahu, suppilusika täis kaneeli, suppilusika täis jahvatatud kardemoni ja 2 teelusikatäit jahvatatud nelki ja 2 teelusikatäit söögisoodat, 2 muna ja 250 grammi või. Jätsin meelde ja tundub lihtne, aga ma jooksen ruttu meisterdama ja siis õhtul võid meile juba piparkoogile tulla. Oot, kui tore, mul oligi plaanis teile külla tulla, sest tahtsin sinu ema kutsuda kunstnike ja disainerite laadale Kuuseke, mis toimub see laupäev Polümeris.